teadmistepõhine ühiskond vajab loodusteaduslikult kirjaoskajaid kodanikke. Ja see ongi üheks loodusteadusliku hariduse põhieesmärgiks ja eesmärgiks ka uurijatele. Nii, samas me teame, et loodusteaduste õppimine koolis õpilastele on elukauge ja see on olnud probleem juba üle 10 aasta, otsitakse lahendusi, aga päris head lahendust ei ole veel kuskil keegi leidnud. Nii järgnevalt ma räägiks ühest uurimisprojektist, mis kasvas välja aastatel 2004-2005 ja jõudis rahvusvahelisse publikatsiooni aastal 2007 ja see on artikkel loodusliku hariduse filosoofiast ja see artikkel on olnud nüüd praegu järgmistel 10-15 aastal nii minu poolt juhitavate uurimisteemade kui mitmete rahvusvaheliste raamkava projektide alusfilosoofiaks. Nii, millest see siis räägib? Nii, kui me räägime loodusainete õpetamisest koolis, siis ilmselge on see, et kui õpilased õpivad ainult aine sisu, siis see jääb nendele irrelevantseks. Nii, kui õpilane on loodusainete õppimisel 3 keskkonnas, ja need keskkonnad on sotsiaalne keskkond, ainealane keskkond ja 3. tema enda personaalset arengut toetav keskkond, siis õpilane tunneb, et see on tema jaoks oluline, nii õpikeskkond ja see, mis ta teeb, on relevantne. Vaat sellises 3 keskkonnas õpetamist nimetame meie haridus läbi loodusteaduste, mis on siis vastasena kontseptsioonile loodusteadused hariduse kaudu. Nii, siit sellest kontseptsioonist samm edasi töötasime välja mudeli, 3-astmelise mudeli, mis siis annab õpetajatele suunised, kuidas loodusaineid koolis õpetada. Samm 1, kontekstualiseerimine. Tuua klassi õpilasi paelu väga huvitav, väga põnev reaaleluline situatsioon, kus on looduslik sisu, aga sotsiaalne kandepind. Nii, see tuleb siis lahti mõtestada loodusteaduslike ainete konteksti. Edasi järgmine samm, dekontekstualiseerida, hakata õpetama loodusteaduslikke õppeaineid, loodusteaduslikku sisu selle sama probleemi mõistmiseks. Ja 3. samm, rekontekstualiseerimine, tulla tagasi taas algse situatsiooni juurde, näidata selle sotsiaalset kandepinda, rakendatavust ühiskonnas, aga seda juba õpilased mõistavad, kui nad on omandanud eelnevalt loodusteaduslikku sisu. Sellise mudeli järgi õpetajas on võimalik ka kõige abstraktsemad loodusteaduslikud kontseptsioonid viia õpilasteni nii, et nad mõistavad, et neil on seda elus vaja. Nii, sellest mudelist ja sellest filosoofilisest kontseptsioonist lähtudes oleme me viinud läbi mitmed teaduslikud projektid, alustades 6. raamkava projektiga Parcel, edasi Profiles ja viimane Multico, mis toob sisse sellesse filosoofilisse kontseptsiooni õpilaste loodusteadusega seotud karjääriteadlikkuse kujundamise. Ja see ongi praegune samm edasi, nii käigus on artikkel, mis peaks saama valmis ja publitseeritud, et siis laiendada 2007 loodud kontseptsiooni, tuua sellele juurde ühe täiendava dimensiooni.